Täiskasvanutele soovitatakse igal ööl magada 7–9 tundi. Piisav uni on oluline nii vaimse kui ka füüsilise tervise jaoks ning pikaajalist unepuudust seostatakse isegi lühema eluajaga. Ööune jooksul läbib inimene mitu unetsüklit, milles vahelduvad NREM ja REM-une faasid. Ööune alguses on meil rohkem sügavamat und, kus toimuvad igasugused põnevad protsessid, ka kasvuhormoon eritub sellisel kellaajal, lapsed kasvavad sõna otseses mõttes öösel ja mida vara hommikupoole, seda rohkem veedame me aega REM-unes ja seal need unenäod näiteks juhtuvadki. REM-uni ehk niinimetatud kiirete silmaliigutuste uni on osa keha normaalsest unetsüklist ning selles faasis nähtud suudame ka paremini talletada. Muuseas muutuvad käte ja jalgade lihased sel ajal ajutiselt liikumisvõimetuks. See on keha kaitsemehhanism takistamaks unes nähtavat selle kogemise ajal ellu viia. Uuringud näitavad näiteks seda, et inimesed, kes neid unenägusid sagedamini mäletavad, neil on selle REM ehk kergema unefaasi ajal ajupiirkonnad aktiivsemad, mis tegelevad tähelepanu ja mäluga, et nende inimeste aju salvestab unenägusid tõhusamalt. Kõige eredamalt jäävad meelde emotsionaalsed ja tähenduslikud unenäod, eriti siis, kui inimene neile ärgates ka mõtleb. Aju töötleb une ajal päeva jooksul kogetut ning kujutab selle visuaalseteks piltideks. Kuid mida need õised kujutlused tähendavad? Sellele püüab vastuseid anda selgeltnägija Merili Timmer oma värskes raamatus, sest väga paljud inimesed küsivad temalt nõu just unenägude tähenduste kohta. Ma mõtlesin, et ma teen inimeste elu lihtsamaks, et selle asemel, et muudkui käia ja küsida minult ja oodata seda vastust, siis on ju hea lihtne, kui sul on raamat, kus on kõik 365 sellist levinud põhilist unenägu saadaval sulle iga päev, kohe seal voodi kõrval raamatuke, mida sa saad siis lugeda hommikul ärgates või kas öösel. Et silmad lahti vaadata, et ohoh, tuli siuke unenägu ajas üles mind ja saad kohe vaadata, mis see tähendas. Timmeri sõnul näevad inimesed kõige enam unes kukkumist, viimasel ajal just lennukiga. Samuti hammaste või küünte murdumist, partneri petmist endise kaaslasega ning ka madusid. Kes soojendab madu oma rinnal, eks vaadake, keda lasete oma ligi, et kellele mida usaldate, et ikkagi omad sõbrad ja oma perekond on ju see, keda lähedal hoida. Kõigile ei pea rääkima kõike. Inimesed on tegelikult väga palju viimasel ajal mures just viimaste aastate jooksul, et kes näeb näiteks väga palju sõda unes või mingeid muid hirmutavaid olukordasid, majandusega hästi palju seotud kõik, mis on rahaga seotud, eks, et inimeste hirmud ikkagi siis nii-öelda kummitavad neid ka unenägudes. Raamatus selgub aga ka, et hirmutavad unenäod ei tähenda enamasti halbu ettekuulutusi. Näiteks unes kaklemine viitab sageli hoopis soovile oma seisukohti kaitsta või allasurutud emotsioone väljendada, mitte peatsele füüsilisele konfliktile.